Kallid kaimud, tänases kirikulaulu koolis õpime psalmilaulu paastuaja esimeseks pühapäevaks ELK jumalateenistuste käsiraamatu tekstide järgi. Antifoni tekst on seekord üsna pikk, aga hästi liigendatav ning hea lausumise rütmiga. Kasutame teksti lugema õppimiseks varasemates kirikulaulu kooli videotes õpitud meetodit. Selle eesmärgiks on teadvustada endale loetava teksti rütm ja dünaamika. Õppides teksti selliselt lausuma, jõuab meie teadvusesse laulmise jaoks oluline teave. Milline silp on pikk ja milline lühike? Milline silp on rõhuline ja milline rõhuta? Palun jälgi juhatust ekraani ülaosas ja lausu kohe koos minuga. Alustame palun lugemist. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Siinkohal tekib vajadus arutleda ühesilbiliste isikuliste asesõnade üle. Tänases tekstis on neid eriti rohkelt. Pühakirja tekste lausudes ja lauldes me peame alati mõtlema sellele, kes on konkreetse asesõna taga, keda tähistatakse isikulise asesõnaga. Tekib küsimus, kas ühesilbilised isikulised asesõnad ta ja maa, mis tähistavad Jumalat, peaks olema kuidagi eriliselt välja lausutud, näiteks pikendatud. Kas need sõnad võiksid olla märgitud rohelisega, ehk kas neid võiks käsitleda kui rõhulisi pikki silpe? Loomulikult ei tohi ega saa ebaloomulikult venitada sõnu ta ja maa, aga samas ei tohiks nendest liiga ükskõikselt üle libiseda. Foneetiliselt on tegu lühikeste sõnadega ja see loob ideaalsed tingimused käsitleda neid justkui eellöögina järgnevale sõnale. Ta hüüab, ma vastan, ta juures ja nii edasi. Palun märka, kuidas lausumise tähelepanu läheb väga selgelt tegijalt ta või maa tegevusele hüüab või vastan. Ta hüüab, ma vastan.
Seda probleemi ei teki, kui kasutusel on kahesilbiline isikuline asesõna, näiteks mina olen. Sõna mina teine silp on sõna pikim silp ja võimaldab selle kaudu isikulise asesõna kõlaliselt esile tuua. Tänane tekst on isikuliste asesõnade osas väga eriline. Lisaks paastoaja esimese pühapäeva jumalateenistuse propriumile kasutatakse psalmi 91 kompletooriumil ehk päevalõpupalvusel. Psalm 91 on erakordselt jõuline tekst Vanatestamenti psaltris, mis kutsub inimest üles panema kogu lootuse üksnes Jumalale. Päevalõpupalvus on valmistumine minekuks läbi öö, mis peidab endas ohtusid, isegi surma. Sellesse öösse minnakse aga lootusega Jumalale ja tema valmistatud ülestõusmisele. Paastuaegki peidab endas ohtusid nagu öö ja kindlasti on selles kohal surm. Jeesuse ristisurm. Nii peab ka paastuaega sisenema usus, et seda on võimalik õnnistusrohkelt läbida, kui paneme oma lootuse Jumalale. Saades ilmsiks paastuaja esimesel pühapäeval on see tekst lisaks eelpool nimetatud julgustusele veel ka hingepõhjani liigutav lubadus meie taevaselt isalt oma ainusündinud pojale Jeesusele. ELK käsiraamatu koostajad on kasutanud isikulise asesõna ta ja tema kirjutamiseks suurt algustähte. Kui me tähistame Jeesust selles tekstis suure algustähega, siis peaks seda tegema ka tema isa tähistavate asesõnadega. See võib ortograafiliselt tunduda pisut imelik, aga samas täidab seda eesmärki, mis meil vaja on. See juhib meie tähelepanu isa ja poja igavesele armastussidemele, mis ongi kannatusaega kandev idee. Isa ütleb oma poja kohta. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Ja just nõnda lähebki. Minnes vastu oma vabatahtlikule ohvri surmale, teab Jeesus, et ta ei ole üksi. Isa on temaga. Ta hüüab isa appi ja isa viib ta läbi kannatustest, äratab surnuistki üles ja teeb ta aulisemaks, kui kedagi iial varem on tehtud. Selle tekstiga märgitakse maha paastuaja algus ja lõpp ning selle sisu kõige sügavamates allhoovustes. Kuigi oleme nüüd üsna pikalt isikuliste asesõnade teemat vooginud, siis võtkem veel pisut aega selle vägagi olulise teema avamiseks. Asendagem hetkeks teksti esimeses reas isikulised asesõnad reaalsete isikute nimedega, selle põhimõtte alusel, mida ma just kirjeldasin. Esimene rida võiks siis kõlada nõnda. Minu poeg Jeesus hüüab mind oma isa appi ja ma vastan oma pojale. Me ei hakka asendama isikulisi asesõnasid isikute nimedega kogu tekstis, aga oleks hea, kui sa selle teksti lausumise ja laulmise juures just seda põhimõtet silmas peaksid. Kõikjal selles tekstis, kus lausud ma või mina, mõtle kõige nähtava ja nähtamatu loojale, Jumal isale. Ja igal pool, kus selles tekstis lausud ta või tema, mõtle lunastajale Jeesusele. Me ei saa siiski kasutada Jumalat tähistavate ühesilbiliste isikuliste asesõnade märkimiseks rohelist värvi, mis tähistab rõhulisi pikki silpe. See oleks moonutav. Aga me ei saa neid ka jätta mustaks, mis tähendab rõhulisi lühikesi silpe. See oleks ükskõikne.
Seega võtame alates 9. kirikulaulukooli videost kasutusele 5. värvi, milleks on violettne, et märkida neid ühesilbilisi isikulisi asesõnasid, mis tähistavad Jumalat. Kui me teksti lausume, siis foneetiliselt käsitleme neid ikka kui rõhulisi lühikesi silpe. Aga violettne värv tuletab meile meelde pöörama oma sisemine aupaklik tähelepanu isikulise asesõna taga seisvale Jumalale. Loeme nüüd palun koos: pööra erilist tähelepanu violetse värviga tähistatud ühesilbilistele isikulistele asesõnadele, need on Jumalat tähistavad asesõnad. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Tubli! Alustame palun meloodia õppimist. See meloodia on hästi aeglane ja rahulik kulgemine läbi paastuaja mõtete süvahoovuste. Nagu eelpool öeldud, kõneleb siin Jumal Isa psalmisti suu läbi oma abist ja toetusest oma pojale kannatusaja vältel, aga eriti selle kulminatsioonis. Selle meloodia tunnetusse on kootud kogu paastuaja eelaimdus, sünged sündmused, aga ka lootuse tõotus. Laulan antifooni sulle ette. Pane tähele, et laulame antifooni kirjutatust suur terts madalamalt ehk C-noodist. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Laulame palun antifoni koos. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan
tema ning teen auliseks. Tänan. Jätkame antifoni õppimist fraaside kaupa. Laulan esimese fraasi. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Laulame palun koos esimese fraasi. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Aitäh! Selles fraasis ei ole ühist hingamist. Vajadusel saab hingata koos sõnaga ja. Ta hüüab mind appi, ma vastan temale. Siiski võiks püüe olla pikemate fraaside laulmise poole ja seda on võimalik süstemaatiliselt harjutada. Loomulikult aitavad siin mitmesugused hingamisharjutused, aga ajaliselt pikema fraasi laulmist saab treenida ka konkreetset laulu õppides. Selleks tuleb hakata laulma lühikest osa fraasi lõpust. Palun laulame koos alates ma vastan temale. Ma vastan temale. Nüüd tuleb hakata järk-järgult lisama tükikesi eelnevast muusikast. Laulame palun alates mind appi. Mind appi ja ma vastan temale. Ja nüüd laulame esimese fraasi algusest peale. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Tänan. Nõnda harjutades on võimalik üsna kiiresti parandada oma pikema fraasi laulmise võimekust. Liites väikeseid juppe järk-järgult fraasi lõpust alustatud osale, õpime hindama oma õhu tegelikku hulka ja kasutama seda märksa optimaalsemalt. Esimeses fraasis võiks veel tähele panna sulekesi sõnade hüüab ja vastan teistel silpidel. Mõlemas sõnas on tegemist rõhuta silbiga. Esimesel puhul on aga rõhuta silp pikk ehk siis punane silp ja teisel puhul on see lühike ehk sinine silp. Laulame veel kord esimese fraasi ja pane hästi tähele sulekestega noote. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Aitäh! Laulan ette teise fraasi. Mina olen ta juures, kui ta on kitsiku sees. Palun laulame koos teise fraasi. Mina olen ta juures, kui ta on kitsiku sees. Ka teise fraasi keskel ei ole ühist hingamist.
Vajadusel saab teha salahingamise koos sõnaga kui. Nagu eelpool öeldud, on täna õpitav tekst eriline, sest Jumal Isa ja Jumal Poeg on isikuliste asesõnade kaudu selles tekstis teineteisele väga-väga lähedal ja võiks öelda, et lausa kokku põimunud. See on ju igati kohane, meenutades Jeesuse sõna, tsiteerin, et te hakkaksite aru saama ja tunnetaksite, et minus on Isa ja mina olen Isas. Tsitaadi lõpp. Johannese 10:38b. Eriliselt saab see ilmsiks teise fraasi esimestes sõnades. Mina olen ta juures. Lisaks kõigele muule sisaldub selles salapärane sõnapaar mina olen, mis on meile tuttav teisest Moosese raamatust, kus Jumal ütleb Moosesele, tsiteerin, ma olen see, kes ma olen. Tsitaadi lõpp. Teine Moosese raamat, 3. peatükk, 14. salm. Seepärast püüdkem teine fraas hästi sügavuti läbi tunnetada nii tekstiliselt kui muusikaliselt, nii intellektuaalselt kui müstiliselt. Mina olen ta juures. Pane tähele, et sõna olen esimesel silbil on rõhumärk selle erakordsuse esiletoomiseks. Laulame palun koos fraasi esimese poole. Mina olen ta juures. Fraasi teise poole viimases sõnas kitsikuses on sõna esimesel silbil samuti rõhumärk. Seekord on tegemist tehnilise märguandega. Sõna kitsikuses on 4-silbiline sõna ja selles on lisaks pearõhulisele esimesele silbile olemas ka kaasrõhuline silp. Selleks on sõna 3. silp. Kõnekeeles ei teki meil tavaliselt olukorda, milles kaasrõhuline silp tahab hakata domineerima pearõhulise silbi üle. Lauldes võib see aga kergesti tekkida. Seepärast on oluline pikkade sõnade puhul, millel on ka kaasrõhuline silp, markeerida erilise tähelepanuga just pearõhuline silp. Siin on hea kasutada ka nõndanimetatud kellameetodit. Sõna pearõhk on löök vastu kella ja ülejäänud silbid on vaid kella kumin. Rohkem rõhkusid, see tähendab rohkem lööke vastu kella, ei ole vaja. Kitsikuses. Palun lausume koos sõna kitsikuses. Kitsikuses. Ja palun veel kord. Kitsikuses. Ja nüüd laulame fraasi teise poole. Kui ta on kitsikuses. Laulame palun teise rea. Mina olen ta juures. Kui ta on kitsikuses. Tänan. Laulan nüüd ette viimase rea. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks.
Laulame palun koos 3. rea ja pane tähele, et rea keskel on ühine hingamispaus. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Teksti lugemise käigus ma ütlesin, et me ei saa ega tohi ebaloomulikult pikendada ühesilbilisi asesõnasid ta ja ma. Esimesel puhul sõna lihtsalt moondub, aga teisel puhul viib A-hääliku pikendamine sõna tähenduse muutumiseni. On oluline vahe, kas ma ütlen ma või maa. Kui me nüüd vaatame 3. fraasi algust, siis on isikuline asesõna maa, mis siinkohal tähistab Jumal isa, üsnagi pikaks venitatud. Selles on 3 nooti ja esimesed 2 on veel lühikese kriipsukesega pikendatud. Kuidas siis nii? Moonutada ju ei tohtinud. See on suurepärane kaasus, et seletada silpide pikendamist proportsiooni kontekstis. Sõnale maa järgneb sõna vabastan, milles on teine silp sõna pikimana tunnetatud silp. Vabastan. Nüüd, kui ma tunnen vältimatut vajadust pikendada Jumal isa tähistavat asesõna maa, siis see tähendab, et ma pean proportsionaalselt pikendama ka järgmise sõna pikka silpi. Kui ma pikendan ainult esimest sõna, siis kõlab see ma vabastan tema. Aga kui ma pikendan proportsionaalselt ka teise sõna pikka silpi, siis saan ma vabastan tema. Ja nõnda ei olegi isikulise asesõna maa pikendamine enam ebaloomulik, sest pikendatud häälik on proportsioonis järgmise sõna pikima silbiga. Laulame palun koos 3. rea esimese poole. Ma vabastan tema. Samuti aitab esimesed 2 sõna proportsiooni viia sõna maa 3. noot, mis on hästi lühike ja kerge. Ma vabastan tema. Laulame nüüd veel kord 3. rea esimese poole. Ma vabastan tema. 3. rea teises pooles tuleks tähele panna sõnas auliseks üleminekut vokaalilt A vokaalile U. Sõna 2 esimest nooti on lühikesed ja kerged ja 3. noot on pikendatud. Just 3. noodi ajal tulebki üle minna vokaalile U, nii nagu näitab ka väiksemalt kirjutatud tekst nootide all. Auliseks. Palun laulame koos auliseks. Auliseks. Ja palun veel kord. Auliseks. Veel pane 3. rea teises pooles tähele sõna teen pikendamist. Tegemist on selle antifoni kõige pikema noodiga. Selle all on lausa 2 pikka kriipsukest. Sellepärast võib seda nooti kohe mõnuga venitada. See pikk noot püüab küll üsna mannetult,
kujutada Jumala tegevuse mastaapsust ja igavikulist jätkumist. Ning tenda auliseks. Laulame palun koos 3. rea teise poole. Ning tenda auliseks. Aitäh ja nüüd terve 3. rida. Ma vabastan tema ning tenda auliseks. Lõpetuseks laulame palun kogu antifoni. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning tenda auliseks. Vastuslaulu tekst pärineb EILK käsiraamatus antud psalmitekstist. Loeme palun kohe koos. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Selles vastuslaulus ei ole ühist hingamispausi, mistõttu siirdume kohe 3. sammu juurde. Loeme palun koos ja pöörame tähelepanu punastele silpidele ehk rõhuta pikkadele silpidele. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. 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 Tänan. Laulan sulle vastuslaulu meloodia ette. Juhin tähelepanu, et alustan suurtärts madalamalt ehk taaskord C-noodist. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Palun kõik koos. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Palun veel kord. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Tänan. Vastuslaulu viis on taas üsnagi lihtne ja püüab järgida eesti keele prosoodiat kõigi 3 parameetri järgi. Seesama kehtib ka vastõpitud antifoni kohta, aga lühemas palas on võimalik prosoodilist joonist paremini jälgida. Mis on need prosoodia 3 parameetrit, millest ma räägin?
Need on kestus ehk temporaalsus, valjus ehk dünaamilisus ja kõrgus ehk intonatsioon. Kui me tegeleme kirikulaulukooli videotes tekstide lugemisega, siis on meie tähelepanu all 2 esimest parameetrit. Me püüame endale teadvustada esiteks, kas silp on lühike või pikk, ehk siis küsimus kestusest, ja teiseks, kas silp on rõhuga või rõhuta. Kas silp kõlab valjemalt või vaiksemalt, ehk siis küsimus dünaamikast. Prosoodia 3. parameeter väärib täpselt sama palju tähelepanu. Milline on lausutud teksti loomulik kõnekurv ehk keelemuusika ja kuidas me saame seda keelemuusikat üle kanda laulmisesse? Ma lausun sulle nüüd vastuslaulu teksti. Püüa kuulata minu hääle intonatsiooni, kuidas see liigub üles ja alla. Ma lausun aeglases tempos, nii et sa jõuad intonatsiooni jälgida. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Kas panid tähele, millised silbid kõlasid kõrgemalt ja millised madalamalt? Ma lausun nüüd veel kord ja peale seda kohe laulan. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Kas märkasid, et lauldud meloodia püüab järgida lausumise kõnekurvi? See ongi keelemuusika, mis kandub üle lausumisest laulmisesse. Proovime nüüd teha seda sama koos. Kõigepealt lausume ja seejärel kohe laulame. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Tänan. See on väga hea meetod nii pühalaulu harjutamiseks kui komponeerimiseks. Püüa seda kasutada ja oleks huvitav kuulda ja kogeda, millised on tulemused sinu pühalaulu praktikas. Teeme nüüd vastuslaulu veel kord nõnda läbi, nagu algaks graduaallaul jumalateenistusel. Ma laulan ükskord ette ja siis laulame kõik koos. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Suur tänu! Enne psalmi lausumist tuletan meelde psalmiteksti harjutamise rutiini. Esmalt loeme kõik koos, tehes punase tärni ehk Kristuse monogrammi juures rahuliku väljahingamise ja pausi. Seejärel loeme vaheldumisi. Halliga varjutatud osad on sinu lugeda, sealjuures paneme hästi tähele sinisega markeeritud silpe, millega koos toimub sissehingamine. Ja kolmandaks laulame koos vormeliga vaheldumisi ja taas paneme tähele siniste silpidega koos toimuvaid sissehingamisi. Vaheldumisi lugedes ja lauldes ma loen sosinal või laulan vaikselt ka sinu osa kaasa. Kes kõige kõrgema kaitse all elab. Ja alati kõige väelise varju all viibib. See ütleb Issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus. Mu Jumal, kelle peale ma loodan.
sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust. Hukkava katku käest oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu. Sind hoida kõigil su teedel, kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Aitäh! Loeme nüüd vaheldumisi. Mina alustan. Pane hästi tähele sinisega markeeritud silpe, millega koos toimub sissehingamine. Tuletan meelde, et kasutame au olgu teist varianti. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus. Mu Jumal, kelle peale ma loon, sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust. Hukkava katku käest oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitseb vall, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu. Sind hoida kõigil su teedel, kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Tänane meloodia vormel on 3. laadi psalmitoon. Laulan sulle ette 4. salmi, mis algab sõnadega oma tiiva sulgedega. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Proovime nüüd laulda sama salmi koos. Otsi silmadega paksendatud silpi, sest just nõnda märgistatud silp tähistab kas vahepeatuse või lõpetuse algust. Pane ka tähele pistoda, mis märgib poolitust. Kursiivis kirjutatud ühesilbiline sõna sind laula palun põhihelist toon madalamalt. Palun laulame. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Suur tänu! Proovime veel laulda 6. salmi, mis algab sõnadega kätel nad kannavad.
Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Suur tänu! Kasutades psalmi vastuslauluga on soovitav kasutada au olgu esimest varianti. Kuna vastuslaulus laulab psalme kantur üksinda, siis oleks parem, kui au olgu oleks käsitletud ühe salmina, mitte aga kahe salmina nagu teises variandis. Nagu juba eelnevates videotes öeldud, on au olgu kasutamine graduaallaulus maitse küsimus. Võib laulda, aga võib ka ära jätta. Ja laulame nüüd algusest peale psalmi vaheldumisi, kusjuures mina alustan. Meenutan, et me kasutame au olgu teist varianti ja veel palun märka sinisega märgitud silpe ja hinga sisse selle silbiga koos. Ma laulan ka sinu osasid vaikselt kaasa. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus. Mu Jumal, kelle peale ma lood, sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust. Hukkava katkuke eest oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitseb, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu. Sind hoida kõigil su teedel, kätel nad kannavad sind. Et sa oma jalga ei lööks vastu kivi, olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb. Igavesest ajast igavesti, aamen. Suur tänu! Õpetuse psalmi kombineerimise kohta antifooni ja vastuslauluga leiad videost Kirikulaulu kool 1, alapeatükkidest psalmilaulu kasutamisest jumalateenistusel ja psalmi ja antifoni kokkupanemine. Sisukord on alati saadaval video kirjeldusest. Enne kui asume kuulama tänast psalmi koos antifoni ja vastuslauluga, annan teile teada mõned asjad, mida te saate teha, et emakeelne kirikulaul ja selle õppimine võiks veel enam Eestis levida. Kallid kirikulaulu huvilised sõbrad, ma tänan teid huvi eest kirikulaulu kooli vastu. Minu suureks rõõmuks on kirikulaulu koolil üsna usinaid vaatajaid. Et materjal saaks YouTube'is ja ka teistes kanalites veel tõhusamalt levida, siis palun teil teha 4 asja.
palun tellige minu YouTube'i kanal. Selleks klikake telli või subscribe, mis on kohe videoakna all. Siis saate kohe teada, kui mõni uus video on ilmunud. Teiseks, palun märkige videoid meeldivaks, muidugi kui neis on midagi teile meeldivat. Selleks klikake pöial püsti pildil, mis on samuti kohe videoakna all. Kolmandaks, palun jagage videoid Facebookis ja muudes sotsiaalmeediakeskkondades ning soovitage neid oma kolleegidele e-posti teel ja personaalsetes vestlustes. Samuti võite infot kirikulaulu kooli kohta jagada kirikukooride lauljatega. Proovide vaesel ajal võib see olla koorilauljatele just vajalik, vaimulik muusikaline harjutus. Neljandaks, palun jagage julgelt oma mõtteid ja ettepanekuid kirikulaulu kooli ja kogu kirikulaulu temaatika kohta nii videote kommentaariumides kui kirjutades minu e-postile. Teie tagasiside on väga oluline, et saaksin oma tööd paremini teha. Ehk on sul mingeid kirikuaasta pühapäevi või kirikupühasid, mille tarvis sooviksid esimeses järjekorras uut kirikulaulu õppida. Ehk sooviksid õppida värskes vaimus laulma mõnda traditsioonilist koraali. Palun anna oma soovidest ja mõtetest mulle kindlasti teada aadressil erik@ekn.ee. Ükski neist toimingutest ei too kaasa mingeid kohustusi ega majanduslikku kulu. Küll aga aitab see kirikulaulu alast haridust tõhusamalt levitada. Tänan teid kõige abi eest. Lõpetuseks kuuled täna õpitud psalmi esmalt antifooniga, nagu see võiks kõlada jumalateenistuse algussalmide ohvrilaulu või armulaualauluna ja siis vastuslauluga, nagu see võiks kõlada jumalateenistuse graduaallauluna. Kõikide laulude noodid ja muu materjal on leitavad kirikulaulu kooli raamatukogust www.psalmus.eu. Tehke julgelt kaasa ja laulgem Issandale uus laul. Ta hüüab minna ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen auliseks. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige välise varju all viibib, see ütleb Issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus. Mu Jumal, kelle peale ma loodan, sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust. Hukkava katkukeist oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju.
tema tõde on kilp ja kaitsevall, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu. Sind hoida kõigil su teedel, kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Amen. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta ongi tsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige välisel varju all viibib. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. See ütleb Issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel meelinnus. Mu Jumal, kelle peale ma loodan. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust. Hukkava katkukeist. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu. Sind hoida kõigil su teedel. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Kätel nad kannavad
vajavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Mu Jumal, sinu peale ma loodan. Olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti.